Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tervist, te kuulate Regionaalhaigla Tervise pooltundi ja täna räägime verest ja saatekülaliseks on Põhja-Eesti Regionaalhaigla Eesti immunohematoloogiliste uuringute referentlabori vanemspetsialist Silvia Lember. Tere tulemast! Tervist! No mul juba selle labori nime väljaütlemisega oli tükk tegu, et ma arvan, et see vajaks natuke selgitamist ka meie saate kuulajatel, et mida see täpsemalt tähendab, sest see nimi on päris keeruline. See labor tegeleb siis, ütleme niimoodi, et veregruppidega patsiendil ja doonoril. Ehk siis, kuna veregrupid on märgatavalt keerulisemad ja komplekssemad, kui me oleme harjunud nagu mõtlema, neid on väga palju ja päris sageli on meil vaja nii-öelda personaalselt läheneda patsiendile ja otsida talle spetsiaalselt temale sobivad doonorid. Ehk siis meie teeme patsiendi uuringud, saame teada, kas talle on vaja sellist spetsiaalset lähenemist veregruppide osas, milline doonor talle täpselt sobib ja samas siis garanteerime ka, et meil on andmebaas doonoritest, keda me saame kasutada nendel inimestel. Ja see me oleme siis nii-öelda Eesti keskus, et kõik Eesti haiglad saadavad niisugused keerulised patsiendid meie juurde. Ja meie siis garanteerime, et me oskame öelda, et mis on toimunud, millist verd tuleb üle kanda, kuidas vereülekandega käituda, aga ka näiteks raseduskonfliktid käivad meie juurest läbi. Nii et see on selline väga huvitav, samas keeruline, aga äärmiselt huvitav ja rutiinivaba töö, võib nii öelda. No veregruppe võib-olla tavainimesed mäletavad kooliajast, et veregruppe oli 4, et see oli nagu päris lihtne, aga nüüd ma saan aru, et see asi on tunduvalt keerulisem, et kui palju neid veregruppe siis on? See on ääretult keeruline, et me nagu ütleme, kui me räägime vereülekannetest ja raseduskonfliktidest ja ka täna, kui me räägime, siis me räägime ainult vere punalible ehk eritrotsüütide veregruppidest. Ja ainult neid punalible veregruppe on põhimõtteliselt siis 330 markerit täna teada ja need koonduvad 38 suurde veregrupi süsteemi. Ehk siis see, mida me kooliajast teame, need 4 veregruppi on tegelikult üks ainus süsteem ehk siis AB0 süsteem. Ja ühesõnaga 38, mida me siin peame kogu aeg meeles pidama, et nad on olemas, aga igapäevases elus me arvestame põhimõtteliselt 9 neist, mida siis loetakse kliiniliselt oluliseks, mis võivad kõige rohkem probleeme tekitama ja kõige sagedamini tekitavad probleeme. Ja need 9 siis on selliste ilusate nimedega nagu AB0, RH, Kell, KIT, TAFI, Lewis, Luteraan, MNS, B1 ja nii edasi. Nii et neid on väga palju ja muidugi tagatipuks on need 330 markerit, aga nendele lisaks on veel variantsed antigeenid ja on veel hübriidsed antigeenid, nii et see on veelgi keerulisem. Aga kas see tähendab siis seda, et kui vanasti piisas sellest 4 veregrupist, et siis ikkagi tekkisid vereülekandel probleemid, et ei olnud see sobivus nii hea, et selle 4 sellise laia klassifikaatori alusel ei ole ikkagi võimalik ohutult sobivat verd üle kanda? See on see AB0 veregrupp, mis on ka tänapäeval üks kõige tähtsamatest, mida me absoluutselt alati igasuguse vereülekande puhul arvestame. Sest ta on kliiniliselt väga oluline ja kui teda ei arvestataks, võib meil tulla väga ägedaid vereülekande reaktsioone. Aga nii-öelda meditsiin areneb edasi, mida rohkem me teame, seda rohkem me oskame teha vereülekande turvalisemaks. Ja sellepärast on siis tänapäeval ka praegu enamus vereülekandeid ikkagi läheb niimoodi, et meil arvestatakse AB0 gruppi, neid sama 0 A-d ja B-d. Lisaks siis seda nii-öelda rahvakeeli reesuskuuluvust, tegelikult on see veregrupp RH, eks selle kuuluvust positiivne, negatiivne ja väga sageli siis tuleb juurde veel RH-süsteemist fenotüübid ja korduvaid vereülekandeid saavatel patsiendil tuleb siis juurde veel need 9 süsteemi. Ja samamoodi siis patsientidel, kellel on probleemid vereülekannetega, et tal tulevad reaktsioonid, tal on antikehad tekkinud, siis me valime spetsiaalselt nende 9 süsteemi alusel need vered, et ta oleks maksimaalselt ohutu patsiendile. Aga see nagu tähendab ju ka seda, et
doonoreid on vaja päris palju ja erinevaid. Just nimelt, et nii ongi doonorid, et meil on vaja, et meil oleks pidevalt käivad doonorid, keda me oleme juba ära analüüsinud, kes on nõndanimetatud laiendatud fenotüüpidega, et meil oleks andmebaasis võtta neid, kui läheb vaja. Ja teistpidi on meil väga vaja, et tuleks uusi, kelle hulgas siis otsida neid vastavaid doonoreid. Aga võib-olla räägiks natukene enne, et mis see veregrupp üldse on ja miks neid nii palju on ja kus need nimed tulevad, et oleks nagu arusaadavam, mis me räägime. No, kõigepealt miks neid nii palju ongi see, et nad on geneetiliselt määratud markerid meie vererakkude peal ja sõltuvalt süsteemist siis võivad ka teiste keharakkude peal olla. Ja inimese enda jaoks on nad täiesti omad, nad on geneetiliselt määratud, ta on osa meie nii-öelda infost DNA peal. Ja palju on neid kindlasti mitte sellepärast, et meil oleks keeruline siin vereülekandeid teha ja et meil tööd jätkuks, vaid nad on sellepärast, et kõikidel nendel veregrupi markeritel on omad kindlad ja väga olulised bioloogilised funktsioonid, ilma milleta meil tuleksid probleemid. Ja mitmekesisus, see, et meil on väga palju variante nendest antigeenidest, on siis tingitud sellest, et läbi ajaloo inimese evolutsioonis on olnud ja on ka praegu praktiliselt kõik veregrupi antigeenid retseptoriks mõnele patogeenile. Ja evolutsiooni seisukohast on siis mõne antigeeni olemasolu või teise puudumine on andnud meile säilimiseelise. Ja niimoodi on nad kujunenud, need väga niisugused põhjalikud ja suured. Ja need imelised nimed, mida ma siin ka lugesin, tahvid ja kitid, need on enamasti tulnud patsiendi nimest, kellel esimest korda avastati antikehad. Et see on, ja selle juures võib-olla, et oleks tark tegu öelda, et mis on rahva suus väga levinud, on see reesus kuuluvus, et ma olen reesus negatiivne, reesus positiivne, siis see on väga vana süsteem, 40. aastal eelmisel sajandil avastatud ja nii-öelda kinnitavaid katseid seal tehti reesus makaakidega ja sellest tuli see nimi reesus. Ja 20 aastat hiljem selgus, et see ei olnud üldse see veregrupp, aga terminoloogiat enam ümber tegema ei hakatud, nii et tänapäeval lõetakse korrektseks, et sa ütled RH, et reesus on makaak ja veregrupp on RH. Nii et sealt nad tulevad. Aga võib-olla siis, et kuidas nad meil siis tekivad, on siis nagu igasugune pärilik info. Ta on põhimõtteliselt samamoodi päritav nagu juuksevärv, silmavärv ja kõik muu, mis me oleme. Ja meeldetuletuseks jälle kooliajast, nagu me mäletame, meil on 46 kromosoomi ehk siis 23 paari. Ja igas selles paaris on alati üks tuleb isalt ja teine tuleb emalt. Ja nüüd millises kombinatsioonis laps emalt ja isalt nüüd vastavalt geenid või geenivariatsioonid saab, on täiesti juhuslik valik. Nii et meil moodustuvad põhimõtteliselt, kui laps sünnib või laps kujuneb nii-öelda, siis täiesti juhusliku valiku alusel on meil kombinatsioonid sellest 330 antigeenist. Nii et võib vabalt öelda, et meie veregrupp, kui me võtame nagu mastaapselt veregrupp kui selline, ehk veregrupid, kõik need 38, on sama unikaalne kui sõrmejäljed. Need isegi õed-vennad ei ole sarnased. Nii et me oleme täiesti unikaalsed oma veregruppide osas. Ja kuna kromosoome on 2, siis on meil kogu geneetiline info duubeldatud ja sama on siis nende veregrupi antigeenidega, neid on alati 2, nad käivad paaris. Kui nüüd mõlemalt vanemalt saad ühesuguse geeni, mis kodeerib siis seda ühesugust antigeeni, siis on meil 2-kordses hulgas ühte ja tema paariline puudub. Kui me saame ühesugused, siis on ühesõnaga mõlemad olemas ja me oleme nii-öelda heterosügootsed. Nii et ütleme niimoodi, et umbes pooled või natuke vähem kui pooled sellest 330 on siis sellised veregrupi markerid, mis on praktiliselt väga paljudel inimestel, 70% kuskil olemas. Ja ülejäänud on siis need, kus siis on üks paariline on ja teine on puudu, ehk inimene on negatiivne selles osas. Ja võt sealt hakkab tulema siis see eripära, et me oleme erinevad. Üks on ühes osas negatiivne, teine teises ja kui me paneme kokku kas või ainult need 9 nagu tähtsamat süsteemi, siis seal tuleb juba suur hulk võimalikke variatsioone. Nii.
aga kuidas siis, kui see variatsioonide hulk on nüüd nii suur, et millised neist on nüüd kriitilised vereülekande puhul, et ma saan aru, et kui iga inimese veri on unikaalne nagu sõrmejälg, siis ei ole ju võimalik leida doonorit, mis oleks täpselt sobiv. Jah, täpselt sobivat doonorit ei olegi võimalik leida, nii et siis ütleme, nagu probleemitu või tavapärase avariide või nii edasi tagajärjel, kui on vaja vereülekannet, siis enamasti arvestataksegi AB0, RH kuuluvust, kas sa oled negatiivne või positiivne, RH-süsteemist on veel see veel 4 tähte, mis me määrame, ehk nad on niimoodi fenotüüp, ja siis kell-süsteemi. Need on need, mida me arvestame alati. Ja kui on siis näiteks onkohematoloogilised patsiendid või lapsed näiteks, kellel elu on ees, või on krooniliste haiguste tõttu, kus me teame, et patsient hakkab vajama korduvaid vereülekandeid, siis tulevad mängu juba need ülejäänud kellid, tahvid, kitid, nii-öelda need ülejäänud kliiniliselt, terve see suur rida veregruppe. Ja muidugi eelkõige, mida teevad kõik haiglad ja mida ka meie siin teeme, on kogu see küsimus on selles, et kui nüüd inimesel on osad antigeenid on olemas, osad ei ole olemas, siis kui ta puutub kokku võõra verega, ja see on siis võimalus enamasti vereülekanne või rasedus, siis tema immuunsüsteem üldiselt reageerib sellele ja ta võib tunnistada selle temal endal puuduva antigeeni võõraks ja võib käivituda meil immuunvastus ehk antikehade teke. Ja kui inimesel on need antikehad tekkinud kord elus, siis ta peab kuni oma elu lõpuni alati saama spetsiaalselt valitud antigen negatiivset vereülekannet. Ja paraku on niimoodi, et meie põhipatsiendid, kes siin meie käest läbi käivad, et nendel on mitte ühed antikehad, vaid 3, 4, isegi 5 ja 6 süsteemi vastased antikehad. Ehk siis see doonor, keda me valime, peab olema selline, kel siis on täpselt selline vajalik kombinatsioon 4, 5, 6, võib-olla rohkemas süsteemis, tal osad antigeenid puuduvad. Nii et see on selline töö, mis nõuab seda, et meil oleks palju doonoreid. Kuidas te üldse nii täpselt leiate, et tavainimene teab, et kutsutakse üles, et tulge doonoriks, sest ma arvan, et mina näiteks ei tea ja enamik inimesi ei tea peale selle 4 süsteemse veregrupi enda kas sama poss või peenek. No just, ja muud ei tea, et kas inimene, kõigepealt, et kas inimene nagu võiks või peaks enda selle veregrupi täpsemalt ära laskma määrata, et tal oleks see teada, on sellele üldse mingit mõtet ja teine sellega haakuv küsimus on nüüd see, et kuidas te leiate siis need nii täpsed doonorid üles? No sellist pikka põhjalikku veregruppi ei ole tarvis teada, piisab, kui inimene teab oma AB0 ja RH kuuluvust, aga see on nii-öelda meie jaoks teada, sõltuvalt patsiendi nii-öelda diagnoosist ja kliinilisest seisundist, see on nagu nüüd see meie rada panda paika, kellel on siis vaja seda pikka teha. Aga kuidas me leiame, see ongi siis meie nii-öelda know-how ja miks pärast igal pool maailmas on selleks referentlaborid, sest see on väga mahukas töö, meil läheb väga palju materjale, meil peab olema nii-öelda teadmisi ja selle alusel me siis lihtsalt võtame oma korduvad doonorid, kui doonor on juba 2. või 3. korda käinud, siis me üldiselt hakkame nendel tegema nii-öelda laiendatud fenotüüpi, nii et see on ikkagi inimestel, kes on doonor, et me saame teda kasutada ja teistpidi on siis nii-öelda neid korduvaid vereülekandeid vajavad patsiendid. Väga sageli me juba ennetavalt anname talle spetsiaalselt valitud verd, et nii-öelda seda antikehade teket ära hoida. Nii et see on selline pidev töö. Kas see doonorite süsteem on nagu ainult Eesti põhilist? Ma tean, et organdoonorluse puhul on Eesti liitunud Skandinaavia võrguga ja seal on see võimalus, et kui Eestist ei leia sobivat doonorit, siis äkki Soomest või Rootsist või kuskilt mujalt Skandinaavia maadest. Kas veredoonorlusega on sama lugu, et vajadusel saab ka välismaalt doonori? Ja siin on täpselt sama, et me muidugi püüame hakkama saada oma inimestega, sellepärast et need nii-öelda haruldased veregrupid on enamasti populatsiooni ehk riigipõhised, meie rahvastiku omad. Ja ütleb, üks asi on need kombinatsioonid nendest negatiivsetest antigeenidest, aga siis on olemas haruldased ja väga haruldased veregrupid. Ehk see on sellised, kus siis on need nõndanimetatud, on olemas need kõrgsagedus antigeeni, mis on 99% või enamal
protsendil inimestest. Ja võt see 0,1%, kelle see antigeen puudub, see on haruldane, üliharuldane veregrupp. Ja see kipub olema nii-öelda populatsioonipõhine, kuna tegemist on päriliku ainega, on ta väga sageli rassipõhine, ta võib olla perekonnapõhine. Nii et väga oluline, et see oma riigi andmebaas on olemas. Ja samas, kui on need väga haruldased veregrupid, kus tõesti on niimoodi, et ütleme ühel inimesel 6-7 tuhandest võib-olla on selline veregrupp, siis me saame kasutada Soome kolleegid oma, kuna nad on fenno-ugri natuke sarnased meil, eks ju, aga on olemas veel suured rahvusvahelised referentlaborid. Euroliidu oma Amsterdamis, on Bristoli oma, kus on külmutatud veredoosid, mida siis SOS olukorras saab paluda ja saata. Nii et see on täiesti analoogne, võib öelda. Kas see, et need veregrupi sarnasused on populatsioonipõhised, tähendab ka seda, et kui kellelgi on nüüd verd vaja, et siis suure tõenäosusega sobiks talle paremini tema sugulase veri? Jah, see on nüüd siin kahe otsaga asi, et ühtpidi väga haruldast veregruppi on vahetavahel ei olegi muud võimalust, eriti kui on teise rassi esindajaga tegemist. Sest et on veregruppe, näiteks on niisugune veregrupp nagu TAF A negatiivne, B negatiivne, mida valgetel praktiliselt üldse ei ole, aga mustal rassil on 70%. Ja meil on väga suured probleemid, kui meil on verd vaja, siis kõige lihtsam on tema nii-öelda perekonna liikmeid paluda, eks ole. Aga teistpidi on jälle perekonna, eriti väga lähisugulaste veredega on soovitav nii-öelda kiiritada seda verd, sellepärast, et kui ta jälle on liiga lähedane, siis seal hakkavad mängima leukotsütaalsed veregrupid ja võib hülgamisreaktsioon tulla. Aga tänapäeval Eestis ei ole probleemi, me kiiritame verd, kui vaja, nii et meil on see probleem lahendatud. Kas nende haruldaste doonorite puhul on vahel ka nii, et tuleb nagu kutsuda spetsiaalset doonor kohale, et ei piisa nagu sellest üldisest üleskutsest, et tulge verd loovutama, et on keegi, kes teab, et ta on nii haruldane ja võib oodata mingit ootamatut telefonikõnet, et nüüd on äkki tema abi vaja. Ja see on päris sagedasti, nii et me oleme siin väga õnnelikus seisus, et kuna referentlabor on Eestis nüüd töötanud usinal 25 aastat, siis meil PERHi, me oleme, referentlabor peabki olema nagu riigi suurima verekeskuse juures ja see on siis PERHi verekeskus. Nii et meil nagu PERHi verekeskuse doonoritest on kuskil 70-80% on laiendatud fenotüübid tehtud. Et siis on see suur võimalus, et meil ongi parasjagu see doos olemas, mida meil kasutada on. Aga väga sageli on niimoodi, et me peame välja kutsuma ja siis me võtame oma andmebaasi ette ja me helistame doonoritele. Ja palume neil kindlasti kohale tulla, nii et ja neil me teeme ka niimoodi, et kui ta lubab, et ta tuleb, siis me väga niimoodi paneme südamele, et kindlasti tuleb tulla, sest me ei kutsu rohkem, sest 2 kuud ei saa see inimene enam ju verd anda. Aga enamasti meie patsiendid ei piirdu see 1 doosiga, meil on rohkem doose vaja, nii et me jääme siis lootma. Aga tuleb öelda, et meie doonorid on väga tublid, et eelmine suvi näiteks oli meil selline juhus, kus oli tõesti haruldase veregrupiga, mida on 0,1% ainult 1000-st, oli vaja välja kutsuda inimene ja ta oli puhkuselt, ta oli Eesti teises otsas noormees ja ta tuli kohale autoga, et me olime talle ikka väga-väga tänulikud. Nii et nad on, ma arvan, et see on isegi doonorile ju huvitav, sest tavaliselt, kui ta juba väljakutse doonor on, siis me ka räägime temaga, nad võivad alati küsida, et miks ma siis nii haruldane olen. Meil on siin naljaga pooleks on olnud meesterahvad, kes paluvad kirja naisele, et ta on haruldane mees. Nii et ei jõua ära kiita, et tõepoolest nad alati tulevad vastu ja vahel, kes on väga haruldased, oleme ka palunud, et nad niimoodi ise lihtsalt, kui mõte pähe tuleb, verd ei loovutaks, vaid ootaks väljakutset, sest et muidu, kui satub meile selline patsient, siis 2 kuud me ju seda verd ei saa doonorilt võtta. Nii ta on. Kellele ei meeldiks olla välja valitud või haruldane, et see kõditab inimese ego ka, aga mis siis ikkagi juhtub, kui nüüd tehakse vereülekannet ja see veri ei klapi päris hästi, et
kui ei ole see päris õige veri, et mis riskid sellega kaasnevad? Praktiliselt iga vereülekanne on nagu ju võõra koe siirdamine, sest veri on samamoodi kude. Ja tegelikult sinna vereülekande sisse juba on kirjutatud, et sa igal juhul saad mitte absoluutselt sobivat. Ja siin hakkab nüüd mängima see, et kui tugevalt ja kenasti inimese immuunsüsteem reageerib, aga see oht on alati olemas, et immuunsüsteem saab aru, et on võõras, käivitub immuunvastus ja moodustuvad antikehad. Ja nüüd kõik sõltub sellest, et kas need antikehad, mis moodustuvad, kas nad on kliiniliselt olulised, osad neist ei ole, nad lihtsalt nii-öelda segavad laboritööd. Siis kui ta on oluline, siis mis tüüpi vereülekande reaktsioone ta tekitab. Nad võivad olla sellised, reaktsioon on igal juhul halb, aga nad võivad olla sellised, ütleme, kus hemoglobiin ei tõuse ja nii edasi, aga nad võivad olla ka väga hägedad ja letaalsed, nii et nad võivad väga tõsised olla. Nii et see on siis meie töö otsustada, et mis nüüd juhtuma hakkab, kui selline antikeha on tekkinud ja nagu ma eelnevalt ütlesin, et kui see antikeha on meie juures oma nime saanud ja ta on paika pandud, siis see käib inimesega kaasas tema surmani, isegi kui vahe on 50-60 aastat, isegi kui antikehad iseenesest ära kaovad, siis keha mäletab, mälurakud mäletavad surmani ja see inimene saab alati spetsiaalselt valitud verd. Ja sama on põhimõtteliselt ju ka raseduskonfliktidega, seal on täpselt see sama põhimõte, et lapsest ju alati pool on isalt. Mina naisena alati armastan naerda, et kõik halb tuleb isalt, eks ole, nii et pool on isalt ja see pool, mis isalt tuleb, seal on antikeene, mis ei sobi, mida emal ei ole. Ja siin jälle nüüd sõltub, et mis süsteemis, millises veregrupis see toimub, kui ema hakkab tootma antikehi ja need antikehad on sellised, mis võivad platsentat läbida, võivad nad tekitada loote hemolüütilist tõbe. Ja siis on meie töö on see, et õigel ajal, raseduse ajal saame me need rasedad kätte, paneme paika koostöös raviarstiga, siis kontrollitakse, vaadatakse, kui vaja, siis aidatakse loodet vereülekannetega ja tänu sellele üldiselt meil läheb hästi lastega. See tundub nagu looduse poolt natukene huvitavalt seatud, et võib juhtuda niimoodi, et tekib see rasedusaegne konflikt. Et kas see tähendab seda, et nagu naine peaks partneri valikul või lapse isa valikul ka eelnevalt teda kuidagi testima, et teada saada, kas see verekonflikt on reaalne või mitte? Ma arvan, et partneri valikul vast nii üle võlli ikka ei tasu minna, et tänapäeva meditsiin teeb imesid, et vast jätaks ikka noormehe veregrupid rahule. Et nii hull see asi pole, aga kunagi, veel isegi 40 aastat tagasi on, mis rahvasuus on nimetatud reesuskonflikt, mis arvatakse, et see ainult nii ongi, et kui naine on RH negatiivne ja isa on positiivne, et siis tulevad suured probleemid. See paraku on 100 ainult, et neid võimalusi on väga palju, aga mõte on see sama. Siis vanasti võis juhtuda nii, et lapsed hukkusid. Aga tänapäeval, kuna meil on niivõrd hästi korraldatud rasedate jälgimise süsteem, meil on 2 suurt keskust, Tartu ja Tallinnas, Ida-Tallinna keskhaigla, kus kui tõesti asjad lähevad halvasti, siis tehakse intrauteriinseid loote vereülekandeid ja laps sünnib tervena. Nii et kindlasti ei ole vaja, et kui on meeldiv noormees, et siis veregrupp ei klapi, et ei lähe jutuks. Vereülekanne on seotud paljude riskidega ja me teame, et praegu on levinud vaktsiinivastasus. Kas te olete kokku puutunud ka selliste liikumistega, kes eitavad või kes ei soovi vereülekannet? Kuna meie ju otseselt patsiendiga ei tegele, meile tuleb patsiendi veri, siis meie nendega ei ole õnneks kokku puutunud, sest et vahetevahel, usutunnistuse järgi on, aga samas järjekordselt meditsiin on nii palju edasi läinud, et on päris palju vahendeid, millega saab neid aidata. Nii et vereülekanne jääb ekstreemseteks juhtudeks ja siis on juba raviarsti tarkus ja oskus, kuidas sellega hakkama saada. Et tegelikult on ka muid võimalusi teatud juhtudel siis aidata, et ei pea tingimata vereülekannet tegema? Jah, on EPOD ja nii edasi, mis nagu soodustab nii-öelda vere moodustamist ja nii edasi, aga muidugi on juhused, kus näiteks suured traumad, avariid ja nii edasi, verekaotused, kus midagi pole parata, aga
see on inimese otsus, ega me midagi teha ei saa, kui ta on täiskasvanud normaalse mõistuse juures inimene, siis ta teeb oma otsuse, ega me vägisi ei saa kellegiga midagi teha. No üks huvitav teema veel on veregrupi dieedid ja see on jällegi see valdkond, mida mõni võtab väga tõsiselt, mõni peab seda rohkem selliseks müstikaks, et mida teie kui selle valdkonna spetsialist ütlete? Ja ma ütleks selle kohta nii, et ma pakuks uut podcasti. Sest see on nii pikk, see on, kuidas öelda, ma ütleksin spetsialistile, see on hullem nonsense kui ajalehe saba horoskoop. See on absoluutne äri, Ameerikast pärit, sõna dieet müüb ja see põhineb 70 aasta taguste teadmiste ümberjutustamisele. Kogu see asi, millel see dieet, veregrupi dieet põhineb, ei vasta mitte mingisugustele faktidele ega tõelisusele ja ütleme niimoodi, et kui noor terve inimene nüüd otsustab natuke aega selle järgi süüa, pole häda midagi, sest ta põhimõtteliselt ütleb, et ära nosi burgerit ja ära joo kokat, eks ole, aga ta läheb ekstreemsusteni. Näiteks ta ütleb seal mõnele grupile, et söö hirmsal kombel liha ja teine söögu putru ja see on nonsense. Ja päris hull ja ohtlikuks läheb ta nüüd, et kuna ta on nagu raha tuleb, see on kõva sõna, eks ole, raamatuid tuleb kõvasti iga aasta, siis praegu on nad läinud juba sinna peale, et tuleb, kuidas veregrupiga ravida vähki, HIV-positiivsust, hepatiiti, mida iganes, ära võtta rohtu, ära mine arsti juurde, söö veregrupi dieedi järgi. See on ohtlik juba. Aga kui nagu pikemalt rääkida, et miks ta kõik nii on ja see on omakorda mingil määral seotud, ütleme, veregruppide ja kalduvustega, mitte see, et sa põed teatud haigust, aga ütleme, kalduvus ägedamalt üht-teist põdeda, siis see on nii pikk teema, et selleks me võib-olla saame mõni teine kord kokku ja teeme pikalt. No tegelikult mina sain nagu väga selgelt aru teie jutust, et ei ole isegi vaja midagi pikalt rääkida, et veregrupi dieet on nonsense ja sellest ei ole. Absoluutne. Ei ole olemas, kuigi nad ise väidavad, et meil on väga palju uuringuid, siis tegelikult ei ole olemas mitte ühtegi teaduslikku artiklit, mis kas või möönaks, et et võib-olla põhineb ta millelgi teaduslikul ja võib-olla ta aitab. Nii et ta on täielik fiktsioon, üldse, mitte millelegi ei põhine. No see on hea asi, millega lõpetada meie tänane podcast, et ei olegi vaja enam pikka uut podcasti teha, vaid asi lühidalt selge. Sööge mõistusega, mitte veregrupi järgi. Aitäh teile, doktor Silvia Lember, te kuulasite Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja aitäh kuulamast. Regionaalhaigla Tervise pooltund.